Sa tõid väga olulise asja välja, Liina, et ma olen sellega täiesti nõus, et hästi oluline on läbi mõelda see oma kandideerimine või et mõeldagi läbi, miks ma midagi tahan ja teha seda kõike siis mõtestatult ja mitte ainult, kui sa nüüd praktikale või tööle kandideerid, vaid tegelikult miks mitte aeg-ajalt istudagi maha ja mõelda, et miks ma midagi teha tahan ja kuidas ma siis oma tulevikuambitsioonideni jõuan. Tere tulemast kuulama Võti tuleviku 2024 podcasti. Minu nimi on Rene Nääs. Ja mina olen Kaspar. Aga enne kui läheme tänaste külaliste juurde, siis natuke võib-olla räägime, et millal me siin podcastis üldse räägime. Joo. Siin podcastis siis tulevad meile erinevad firmad rääkima erinevatest teemadest, mis tudengitele huvi võiksid pakkuda ja neid ettevõtteid on siis võimalik näha 5. märtsist 15. märtsini Võti tuleviku 2024 karjääriüritusel. Aitäh sulle, Kaspar. Aga nüüd, ilma pikema jututa, läheme siis tänaste külaliste juurde. Tere tulemast, Enefit, a.k.a. Vana Eesti Energia. Tere tulemast. Tere. Mina olen siis, ma võib-olla tutvustan kohe alustuseks, et mina olengi siis Liina ja mina muidu Enefitis siis olen värbamise töösuhete partner. Ja koos oleme siin koos Heleriniga. Ja tere ka minu poolt, olen Helerin ja olen värbamise järelkasvu spetsialist, ehk siis tegelikult igapäevaselt puutungi kokku meie praktikantidega, stipendiaatidega ja teen koostööd ka koolidega, et siis niisugune põnev roll mul. Okei, väga äge. Võib-olla natuke enne, loomulikult Enefit, ma arvan, väga suurt tutvustust ei vaja, aga ütleme nii, et kas te võiksite võib-olla veidi kirjeldada, kuidas see igapäevane töö Enefitis toimib, kus te tegutsete, sellised asjad võib-olla? Jah, et Enefitis me tegelikult oleme kogu ettevõttega roheteekonnal, et kindlasti see on meie ühine missioon, et kõiki siis oma tooteid, teenuseid muuta aina keskkonnasõbralikumaks ja ka meie oma igapäevases töös siis ka seda rolli edendame, et ka meie töötame töötajakogemuse üksuses, siis mina näiteks värbamise poole pealt kindlasti proovin leida neid õigeid inimesi, et kes siis neid samu väärtusi, et seda tahavad oma jalajälge vähendada või et ka olla siis osa meist. Osa meie roheteekonnast, jah. Osa meie, just. Ütleks jah. See rohepööre siin viimased 4 aastat juba tegelikult päris aktuaalne teema. Vist isegi kauem, et... Jah, loll mina. Aga okei, nii palju siis Enefitist. Räägime võib-olla natukene, läheme kohe tudengile huvitavate teemade juurde, et nimelt praktika. Tudengid tahavad praktikale minna, tööle saada, sellised võimalused, asjad. Küsiks võib-olla teie, milline on teie arvates siis üks selline ideaalne töötaja, millised omadused võiks ühel töötajal olla, kes kandideeriks Enefiti? Ega ütleme konkreetsetest omadustest ei saa nii-öelda raamidesse panna, et ütleme kindlad isikuomadusi ju ei ole, et tegelikult meeskonda ju rikastabki see, et kui on erinevate kogemuste ja teadmistega inimesed, et kui rääkida, ütleme, ma ei tea, isikuomadustest, et eks see on veidi rollipõhine, et ilmselt sotsiaalsus on oluline klienditeeninduse valdkonnas, et kui inimene ei taha suhelda, eks ole, teistega või talle ei meeldi seda tegevust, ta ei tunne ennast mugavalt ja tööd peab tegelikult ikkagi ka nautima. Aga mis võib öelda, et kindlasti hästi oluline on niisugune tahe. Tahe midagi teha, tahe õppida, tahe areneda. Et ma arvan, et see on üks A ja O, mis ideaalses kandidaadis kindlasti võiks olemas olla. See on kandidaat, kellel siis silm särab, et on kohe näha, et ta on asja juures. Just, et ühest küljest teaks on ju, mida ta enam-vähem teha, ta noored tihti peale ju täpselt ei teagi, mida, aga et oleks natukene seda aimu, mis suunas, mis neile meeldib ja just see tahe siis seda õppida, tahe seal areneda, et tegelikult maailm pakub nii palju võimalusi, et olla ka julge neist võimalustest kinni võtta. Just energeetikamaailm tegelikult ongi ju pidevas arengus ja meie jaoks ongi oluline, et kui nüüd see uus praktikant või uus töötaja, kes meie juurde tuleb, et ta olekski valmis koos meiega kasvama ja arenema. Aga rääkite siis praktikandist ise, et keda te siis täpselt praktikal ootaksite, et mina näiteks olen IT-mees, vana IT-mees, noor IT-mees
ja siis Rene siin on laevajuht tulevane, et keda te täpselt üldse ootate praktikale? Tegelikult meil praktikakohti on täiesti erinevatest valdkondadest. Kohe siia juurde saangi rääkida, et varasemalt meil tegelikult on käinud aastas keskmiselt 200 praktikanti ja täiesti erinevatest valdkondadest ongi kindlasti, mis energeetikaga kahtlemata seostub inseneeria, igasugused tehnoloogia erialad sinna juurde, aga sina oled IT-mees, meil tegelikult on olnud ka IT-praktikakohti, ka finants ja analüütika huvilistel on meil praktikakohti ning ka tugiteenuste tundjatele, ehk siis need, keda kõnetab kommunikatsioon või turundus, ikka selliseid praktikanti me tegelikult otsime. Näed, saad minna tööle, või kandideerida. Ma ikka otsin kohta, kus lõpuks ikka meie ka saame koos aga ma arvan, et selles osas on kindlasti Enefit hea võimalus, sest et kuna me oleme niivõrd suur, siis neid võimalusi nii-öelda igaühele ikkagi midagi on, et isegi kui avalikult ei ole mõnda niisugust praktikapakkumist väljas, siis alati tuleb ise nii-öelda teha see esimene samm ja võtta ühendust, et kas oleks võimalik. Aga kuidas on siis, praktikale inimene saab praktikakoha, aga kuidas siis nagu karjääriredeli mõistes, et kuidas on võimalik, kas võtakse pärast tööle ja siis kui juba tööle, siis kuidas see nagu edasi see välja üldse näeb? Tegelikult meil on olnud päris palju praktikante, kes ongi peale praktika edukat sooritamist ka niisuguse sobiva väljakutse olemasolu korral meie ettevõttesse praktikale edasi jäänud. Et niisugune põnev fakt võib-olla juurde ka, et ma ise olen ka selline eluline näide, kes alustas praktikandina ja peale seda siis juba jäin tänasesse rolli tööle. Aga räägime veel praktikast. Kui neil on, te rääkisite, et umbes 200 praktikandi käib nagu... Meeletu. No tegelikult meeletu summa ikkagi on ja äkki tahaksite kirjeldada, et milline näeb see nagu praktika, see nagu, kas see on mingi programm äkki sellega seoses, et kuidas teil nagu, mida te teete nende praktikantidega, kes tulevad? Ja see on hästi põnev, ma kohe alustuseks ütlen tegelikult sellega juurde, et igal praktikandil, kes meie juurde tuleb, et tal on üks kindel juhendaja, kes siis toetab või valmistab ette tema sisseelamise, toetab teda, et kui ta nüüd meile tuleb, et ta saaks ettevõttega tutvuda, tiimiga tutvuda, ta teaks, kuidas neid ülesandeid täita, kõike see. Aga tegelikult lisaks sellele meil suviti toimub selline põnev praktikaprogramm nagu Energy Step, kus siis praktikantidel on võimalus saada osa erinevatest üritustest ja koolitustest, mis siis on just nendele suunatud ja kus juures lisaks praktikantidele sinna ootame ka meie stipendiate, ehk siis noored tõesti, kes on juba Eesti või Enefitiga seotud, siis saavad veel omavahel kokku ja tutvuda selle põneva energiamaailmaga, õppida võib-olla rohkem enda kohta, saada tuttavaks ka teiste noortega, et selline hästi põnev, ongi suveprogramm ja suveprogrammi raames siis näiteks meil on toimunud niisugune noortepäev, kus saamegi lähemalt tuttavaks ettevõttega, selle raames on meil toimunud ka persoonibrändi koolitus, ehk siis saab teada, kuidas edukalt kandideerida ja kuidas leida see enda sisemine miks üles ja oleme käinud ka ekskursioonil tootmisüksuses näiteks. Okei. Kõlab nagu hästi mõnev niisugune programm, et nii palju asju ja nii palju inimesi. Ma meeldib see mentorisüsteem ka, et iga inimene saab nagu oma selle juhendaja, et see on hästi, ma arvan, see aitab väga hästi sisse elada. Kui ühesõnaga praktikant pannakse siis nagu mingisse tiimi ja siis sa nagu kasvad koos selle tiimiga, selle projektiga nii-öelda. Ja üldjuhul tegelikult praktikant tuleb tiimi, aga tõepoolest nagu Liina enne mainis, et meil neid võimalusi või neid väljakutseid on hästi palju erinevaid ja see sõltub ka sellest tiimist kindlasti, kuidas täpsemalt see praktikant, et kuidas need tiimid selles mõttes kombineeruvad ja need rollid seal. Aga üldjuhul praktikant tuleb tiimi, tal on tiimis kindel juhendaja ja siis saabki, kuidas ma ütlen, selle niisuguse mõnusa juhendamise ja sisseelamise seal samas tiimis. Ma võib-olla lihtsalt kommenteeriks ka seda juurde, et meie jaoks on oluline see, et see praktikant, kes meile tuleb, et tegelikult on meie tiimiliige. Ta on meie ettevõtte nägu, ta on meie meeskonnaliige. Et Helerin ennem tõi just välja need võimalused, mis me eraldi nii-öelda praktikantidele just pakume, siis tegelikult me käsitleme kõiki oma praktikante kui oma kolleege. Ehk kõik hüved, mis nii-öelda rakenduvad nagu igale töötajale, rakenduvad täpselt samamoodi ka praktikantidele. Et kas või ka muud koolitused, asjad, millest osa võtta, et need võimalused on praktikantidele alati olemas. Kõlab nii hästi, see mulle jäi kohe niisugune tore nagu niisugune õhkkond. Toetav keskkond ja see on super. Okei, Kaspar, sa võid vist edasi jutustada praegu. Oota, ma tahtsin midagi küsida küll, jah. Oota, mõtlen natuke nüüd.
et Liina rääkis nendest hüvedest, äkki sellega seoses, et praktikant on meie tiimiliige, täieõiguslik tiimiliige. Kadel täpp nagu. ja, et kui siis praktikant, kes siis võetakse nagu väga omaks, et siis kuidas see nagu täpsemalt välja näeb või mis siis need hüved on, mis siis seda praktikanti saadavad? No ega see, kui ta ongi tiimi liige, see tähendabki seda, et tal on küll oma nii-öelda mentor, oma juhendatav olemas, siis tegelikult ta saab ju kõikide inimestega seal suhelda, arvamusi küsida, ideid, et selles mõttes omandadagi nii-öelda ka lisainformatsiooni. Koolitused, nagu ma ütlesin ennem, siis igasugused, ma ei tea, meie enda e-õppekeskkonna läbi arendada ennast ja võib-olla ka lihtsamalt, et ütleme, praktikandile rakendab samamoodi meie need võimalused näiteks liituda meie Eesti Energia spordiklubiga, saada nii-öelda STEB-i hüvitist või tervisekindlustusega liituda. Nice. Et neid võimalusi on mitmeid. Jah, aga kui siis praktikant tuleb siis praktikale ja kõik läheb hästi ja lõpuks isegi tööle, et kuidas siis on näiteks vastutulelik sellega, et tal on vaja ülikoolis veel õpinguid jätkata, aga läheb näiteks keeruliseks, et on mingi sessiaaeg või nagu me kõik teame, sessiaajad on päris rasked ja ongi vaja natuke nagu eemale tõmmata, et kuidas siis nagu sellega on? Ma arvan, et siin lihtsalt tuleb siis aru saada, millised on need sinu teised kohustused ja siis sellest kommunikeerida, kas oma siis juhi või juhendajaga ja vastavalt võimalusele siis ma usun, et saab kokku leppida, tähendab on ju võimalus võtta kas siis õppepuhkust või tavalist puhkust, et natukene siis rohkem puhata või panna energiat oma õpingutele, et tegelikult meil on väga palju neid töötajaid neid töötajaid, kes täna oma töö kõrvalt õpingutes osalevad. Mina jälle olen seesama näide. Just, et tegelikult nagu ma ennem ütlesin, et milline ideaalne kandidaat nii-öelda ongi see, kes tahaks siis õppida, areneda, et tegelikult me ju tööandjana samamoodi ju väärtustame seda, kui meie enda inimene tahab areneda, õppida midagi uut ja seetõttu nagu alati see võimalus on leida, et kuidas siis saab nii-öelda ühildada õppimise ja töötamise. Just. Jah, see initsiatiivi võtmine on hästi oluline, selles mõttes küll. Aga ma arvan, et nüüd saime siin natukene praktikantidest ja praktikast ja üldse kõigest igasugustest võimalustest saime veidi rääkida. Aga ma arvan, et võime minna siis nagu tänase selle nii-öelda teema juurde, millest te tahtsite rääkida. Nimeks on siis persoonibränd. Tahaks nagu küsida, et kuidas teie tõlgendate sellist mõistet nagu persoonibränd? Mis see teie jaoks nagu on? Võib-olla alustaks tegelikult laiemalt, et üldse brändist, et ma usun, et kellelgi ei ole võõras, et näiteks igal ettevõttel on oma bränd, ja tegelikult mis see siis sisuliselt tähendab? See tähendabki erinevaid seoseid, mis sul on selle ettevõttega või selle tootega või selle teenusega, mis siis sinu peas tekivad, kui sa kas seda näed või sellest midagi kuuled. Ja samamoodi nagu ettevõtetel on oma brändid, siis tegelikult on ka inimestel oma brändid. Et näiteks, kui me nüüd Liinaga siit ruumist ära lähme, siis meie oleme ka oma persoonibrändi justkui nagu teile see jätnud ja kui te nüüd tagasi mõtlete meist, siis see, mis teile meenub, ongi tegelikult meie persoonibränd. Ehk siis hästi lihtsalt öeldes persoonibränd tegelikult ongi siis see kuvand või sinu lugu, mis inimestele sinuga seoses meenub. Just, et tihtipeale ongi see, et kõik need kogemused ja tegevused, mis me teeme, et need loovadki meie nii-öelda persoonibrändi aina rohkem ja ma arvan, et siin juhul on hästi oluline ka seda nii-öelda välja näidata, et võib-olla toon ühe isikliku näite, et ma olin Enefitis töötanud natuke üle 6 aja, kui Helerin minu poole pöördus ja küsis, et kas ma oleksin valmis minema kooli õppuritele rääkima meie ettevõttest ja praktikavõimalustest. Muidugi oli algul ju hirmutav, aga siis ma just mõtlesingi seda, et kus ma saan neid uusi kogemusi, et kui ma nendest võimalustest kinni ei võta. Käisin, tegin ära ja ma tegin selle kohta ka LinkedIni enda profiilile postituse. Ja ei läinud palju mööda, kui minuga võttis ühendust üks inimene, kellega ma olin LinkedIni läbi suhelnud, kui ma olin eelmises töökohas ja kes siis soovis nagu seal meil tööle tulla. Ja ta oli nagu ühes koolis inglise keele õpetaja ja ta tahtis tuua oma nii-öelda õppuritele kedagi väljaspoolt maja rääkima, nii-öelda, kuidas siis noor inimene saaks või mida peaks tegema, et neid esimesi samme alustada, et töömaastikule startida.
ja siis oligi, et kuidas ta nagu, tal, ütleme, kui see samune inimene, tal tuli see mõte, et teha, kutsuda välist esmakordselt tema enda jaoks ja esimene inimene, kelle peale ta mõtles, olingi mina. Et see ongi see, et mis tuleb kaasa, on ju, et kui ma ei ole seal juures, aga kelle peale inimene see mingis situatsioonis siis võib mõelda. Et nagu ma aru saan siis, et ühesõnaga kõik, mis sa teed, su teod ja lubadused, siis need kajastuvad siis läbi selle persooni brändi, ühesõnaga inimesed märkavad seda. Aga kui on nagu, üks on siuke tööalane, et näha entusiasmi ja et ma tahan teha ja teedki ja pead oma sõnast kinni, aga kuidas on näiteks persooni brändi mõttes siis see, kui ma ei tea, sul on väga tugev rutiin ühesõnaga või sa nagu näed välja nagu muudest asjadest, et sa oled distsiplineeritud, nagu näiteks käid, ma ei tea, iga hommik trennis või et kui palju nagu siis seda märgatakse nagu kõrvalisi asju? Aga tegelikult persooni bränd ongi meil kõigil meie enda kujundada ja see ei pea piirduma ainult kas siis töö või kooliga, vaid sa saadki sinna tuua ka neid teisi eluaspekte juurde, mis sinuga kokku lähevad. Ja hästi oluline ongi oma persooni brändi selles vaates teadlikult juhtida, et mõeldagi läbi, mis on need minu kas siis omadused või minule unikaalsed siuksed teemad, aspektid, mida ma tahan välja kajastada. Ja see võibki olla sama distsipliin näiteks, võib-olla sa oled hästi tugev selles teemas, sa tahad oma teadmisi, kogemusi jagada, siis see on ka ju hästi äge, et see on tegelikult siis osa sinust. No siis see tegelikult on nagu, mulle jääb mulje sellest persooni brändis, see on tegelikult nagu mingil määral, see enda turundamine, vaata, kuidas sa nagu ise vaata, kuidas sa nagu, kuidas teised siin näevad ja näiteks mina arvan, et persooni brändi puhul on üks hea asi, on see, et siin kohal sa pead kasutama oma just neid tugevaid külgi, et sa nagu sest nagu teada-tuntud tõde on see, et kõik inimesed on väga erinevad, igalühel on erinevad oskused, sellised asjad, et ja kui sa suudad neid tugevaid asju nagu kasutada, siis sa võid endale väga hea persooni brändi kujundada. Okei, aga aitab sellest koolitusest. Küsiksin, loome jälle selles veitsi hüpoteetilise maailma, et küsiks sellise asja, et loomulikult töötaja peab olema entusiastlik, on ja, et kui ta tuleb tööle, siis ta peab, hea oleks, kui ta armastab seda, mida ta teeb. Et kumba ta nagu eelistaks, kas on oletame selline inimene, kellel on entusiasmi näiteks töötada, on nagu su käsi entusiastlik, kes suudab nagu õppida või nii-öelda adaptida siis heasse keskkonda või pigem eelistada töötajad, kes on juba nagu näiteks oletame, et TalTechis meil on mingi tudeng, kes nagu teab hästi palju teooriat, aga näiteks põhimõtteliselt ta keskmine hinne ongi mingi 4,7, et kumba ta nagu eelistaks, et kas hästi hea tuntud või on suke hea oskusega vend või see, kes suudab nagu õppida, kumb nagu parem oleks teie arvates? Ma arvan, üks niisugune kuldne kesktee, et muidugi on, ütleme, inimest, kes siis on nagu, kellel on mingid teadmised, kogemused ja valdkonnas palju lihtsam nagu ja kiirem välja õpetada, aga ütleme, nagu sa enne näitena tõid, kellelgi on väga teoreetiline taust, on ju, siis tal peab tegelikult olema endal ikkagi natuke seda entusiasmi, see teooria nagu praktikasse panna. Et võib-olla kui meie näiteks tööandjana võimaldame päriselt nii-öelda ära teha, päriselt mingeid ülesandeid teha, siis peab ikkagi nii-öelda sellel, ütleme, kui praktikandist räägime, siis praktikandil olema siis seda julgust ja tahet nagu oma nii-öelda need teadmised ka päriselt proovile panna, päriselt ära teha. Et ma arvan, see on niisugune, ongi hea kombo, et kindlasti ongi mingil, annab selle põhja ju see, et kui sul ongi juba mingi kogemus, mingi teadmine, et sa saad asjadest paremini aru, aga just, et seda entusiasmi ikka vähemalt natukenegi, et seda tõesti ellu viia. Ja praktikal näitab, vähemalt nii ma olen kuulnud, et tihti, kui minnakse praktikale, siis praktikas öeldakse, et nad õpivad praktikal, mis on nii palju praktikat, see oli meelega nad õpivad nii palju sellest, või õpivad sellest isegi natuke, ma ei tea, mõne kuuga rohkem, kui nad mõne aastaga on nagu ülikoolis õppinud, et ongi lihtsalt nagu tegelikult siuke nagu suur hüpe võib olla, eriti kui entusiastlik ka on ju. Jah, elu näitab, et kui sa ikka teed midagi ise vaata käsitsi, siis võib-olla see võib isegi palju parem olla kui see, mis sa õpid mingi õpiku päeva ja siis nagu tegelikult kunagi kasuta, võib-olla unustad ära ka veel. Aga persooni bränd, eneseturundus, läheme selle lainega natuke edasi.
On teil mõni selline juhuslik värbamise nagu lugu, kus inimene tuhundas ennast nii hästi või sihuke, kes meelde jäi? Kes nagu meelde jäi ja kes on hästi hea töötaja? No esimesena tuleb mulle meelde üks meie praktikant, kes tuli meile praktikale. Tal oli, kui ma eksin, 4 kuud oli ta meil praktikal, tal läks seal selles mõttes väga hästi, talle endale meeldis ja ka tema nii-öelda tiim ja juhendaja olid temaga nagu väga rahul ja ta avaldas ka ise soovi, et tahaks tegelikult meil jätkata, et kas on võimalusi. Ja see üksus, kus ta siis nii-öelda praktikal oli, siis tegelikult paraku seal ei olnud talle nagu võimalik seda tööd pakkuda. Aga kuna ta oli nagu ise niisugune aktiivne ja temaga oldi rahul, siis otsisime nagu võimalusi ettevõtte seest ja leidsimegi siis teise üksuse, kus meil oleks nagu lisajõudu vaja. Ja leppisimegi siis kokku kohtumise, kus siis oli nii mina, kui me nii-öelda praktikat lõpetav praktikant, kui ka siis uue üksuse juht. Ja minu üllatuseks oligi, et kui hästi oli tegelikult nii-öelda siis sisemine kandideerija ennast ette valmistanud. Ta oli teinud isegi PowerPointi esitluse, kus ta oli välja toonud kõik selle, mida ta oli teinud, mida uut on omandanud, kus tal on kogemust. Ja ta oli nagu niivõrd põhjalik, et isegi kui mul olid mingid küsimused, siis tegelikult juba järgmise slaidiga olid need küsimused ka juba kaetud. Et võib-olla ma ei taha küll öelda seda, et nagu ütleme, värbamisel peaks nüüd juba PowerPointi tegema, aga tegelikult näitas see pigem seda, kui hästi ta oli läbi mõelnud selle, et kuhu ta tahab minna, et kus ta tahab areneda, pluss siis välja toonud oma tugevused, et kus tal olid kogemused, millised oskused, mida uut on jälle õppinud ja edasi arenenud. Et tegelikult näitas see pigem seda, pluss siis see roll, kuhu ta tahtis tulla, vajab ka nagu ütleme andmete visualiseerimist, siis see PowerPoint selles vaates nagu toetas seda, et kuidas ta seda esitleb. Et nii-öelda 2 otsaga. Ja võib-olla lihtsalt siuke fun fact siia lõppu, et kui ma selle kohtumiseks selle ruumi broneerisin, siis selle koosoleku ruumi nimi oli Volt. Ja siis see samune inimene oli siis ma nii-öelda PowerPointi esitlusse ka meie Voldi nii-öelda bränditoonidest teinud, mis siis nagu näitas tegelikult seda detailsust, et kuidas ta märkab detaile. Et võib-olla see on niisugune hea lugu, et kuidas inimene tõesti on läbi mõelnud, miks ta tahab ja mis teda nagu toetab, et edasi liikuda, areneda. Ja kui ma võib-olla ka selle juhiga mõned nädalad tagasi nagu suhtlesin ja küsisin, et kuidas tal sisseelamine on läinud, ütles ka, et ta on nagu suurepärane meeskonna liige, et näeb, et ta on nii tubli, et talle võib aina rohkem hakata uusi nii-öelda projekte andma. Sa tõid väga olulise asja välja, Liina, et ma olen sellega täiesti nõus, et hästi oluline on läbi mõelda see oma kandideerimine või et mõeldagi läbi, miks ma midagi tahan ja teha seda kõike siis mõtestatult ja mitte ainult, kui sa nüüd praktikale või tööle kandideerid, vaid tegelikult miks mitte aeg-ajalt istudagi maha ja mõelda, et miks ma midagi teha tahan ja kuidas ma siis oma tulevikuambitsioonideni jõuan. Okei, no täpselt nüüd selles mõttes sellest loost ma ise jäi see kõrvu ikka, et inimene nagu tegi tööd ja ta nagu näitas ka päriselt, et kui hästi ta on nagu arenenud ja mida ta saab sellele nii-öelda siis firmale pakkuda, et see oli nagu mulle küll, see isik, ma annan talle ka 10 nagu selle peale praegu. Aga kui me siin rääkisime juba kandideerimisest, siis võib-olla nimetage mõned sellised olulised aspektid, mille taha võib jääda see tuleviku tööpakkumine, et vestlusel mingid vead näiteks, mis teil nagu turn off võiks nagu olla vestlusel näiteks siis? Võib-olla ma pööraks selle küsimuse ringi, et mitte, et siuke turn off või viga, vaid et hoopis vastupidi vastaks selles võtmes, et mis on need nipid, kuidas silma paista. Positiivne mindset. Turn on positiivne mindset. Just, et võib-olla tuleks tagasi selle sama punkti juurde, millest enne rääkisime, et hästi oluline on oma kandideerimine läbi mõelda ja mõeldagi, et miks sa seda tahad, miks see positsioon, kuhu sa kandideerid, võiks olla just see sinu unistuste positsioon või et mis rolli ta sinu unistuste karjääriteel mängib. Et mõelda see läbi ja siis sealt see tuleb tegelikult kattida, äkki sa tahad lisada? Saab. Ei, võib-olla ma lihtsalt lisan veel juurde seda, et ongi oluline välja mõelda, ütleme enda jaoks, et miks see ettevõte, et miks ma peaksin tahtma seal töötada.
läbi mõelda ka see, et miks see roll, et muidugi noor inimene tihtipeale ei tea täpselt, mida ta nüüd õppida tahab, kas see, mis ta arvab, et tahab, võiks olla see, aga tegelikult on ikkagi meil kõigil midagi, mis meile meeldib, mida meeldib teha. Et ma arvan, et kõige suurem nii-öelda roll ongi eeltööl, teha endale enne kandideerimist ja CV koostamist selgeks just see, et kuhu ma tahan minna ja mida teha, et natuke pingutada võib-olla ka selle CV koostamise juures, et tuuagi välja, kui ei ole palju kogemust, see on jumala fine noore inimese puhul, aga just, et kas on äkki mingitesse tudengiorganisatsioonidesse kuulumised, mingite vabatahtlikud tegevused. Ja alati, kui see on mingit vabatahtlikud tegevust, ei oska panna CV-sse, kas või lühike motivatsioonikiri, et lihtsalt too välja see, et mis sind toetaks. Et kui sa nagu tegelikult pingutad alguses, just selle kandideerimise alguse protsessis, siis minu arust vestlus on just see koht, kus sa saad nii-öelda ennast vabamalt tunda, tegelikult ära tunnetada, kas see kuvand, mis sul näiteks sellest ettevõttest või rollist on nagu tekkinud, on siis päriselt see, kas see tunnetus tekib aina rohkem, et just siin ma tahangi töötada ja seda ma tahangi teha. Et see on just see koht, kus sa saad ise tunnetust ja tegelikult ka tööandja samamoodi ju näeb seda nii-öelda sobivust paremini. Et ütleks jah, et kõige suurem ongi teha nii-öelda enesele selgeks see miks. Mida ma sealt välja loen ongi, et üks asi on kandideerimine, et vahepeal, ma ei tea, IT-vene peab mingit testi tegema ja see on vestlus. Aga praegu nagu, et vestlus on üks väga suur asi, aga kui veel teha eeltööd ja lisaks natuke nagu võib-olla pingutada, ehk seda persooni brändi võib-olla arendada niimoodi, et kuidas sa jääd silma vaata võõrale inimesele, kes sind ei tea enne vestlust kuidagi, aga kui nagu see PowerPointi näitel tuua, siis see järelikult oleks, see on väga huvitav point, seda ma polegi niimoodi mõelnud, et see nagu annaks nagu seda lisapunkti juurde. Just, et tegelikult miks see persooni bränd siukse praktika või kandideerimiste teemadega hästi seotud on, et ongi, et kui sa tegelikult oma persooni brändi lood, sa mõtled läbi, et mis on see kuvand, mida ma tahan endast välja kuvada või mis on see, mida ma tahan veel elus saavutada, siis see tegelikult väga palju toetab sind tulevikus kandideerimistel. Jah, ja võib-olla ka alati ei peagi tooma välja see, et mida sa just tahad. Muidugi selle tood ka, aga lisaks mõtlen nagu see minu enda näide sellest koolikülastusest, mis oli minu jaoks esmakordne, alguses hirmutav, aga tegelikult kuidas see jälle mind edasi arendab, edasi nii-öelda uusi võimalusi mulle pakub. Et siuke julgelt nagu tuuagi oma saavutused välja, et kas või ongi need tudengiorganisatsioonides olemised, kuskilt osalemised, et see ei tea kunagi, mis siis võimalikule tulevasele tööandjale võib silma jääda. Ehk noore inimesed CV siis võib-olla ei näita nii palju töökogemust, aga pigem just aktiivsust siis, ühesõnaga. Et võib ju nii öelda selle kohta. Ma nõustuks ka. Just, ja eks see aktiivsus ka ongi täpselt, et see annab ju ka suuna, et mis osas see aktiivsus on olnud, on ju, et millega ta tahab tegeleda, et see nagu avab, ütleme, inimesest palju rohkem kui see paar rida, et ma õpin praegu seda, on ju. Et kui neid on palju selliseid nii-öelda kandidaate, siis et kuidagi peab ju eristuma. Podcast tuleb kirja panna. Absoluutselt. Paneme. Ma tegelikult kusjuures eile hakkasin CV-d tegema. Ma praegu olengi mõtlen siin peas. Okei. Aga mul on vist selline tunne, et meie poolt on paraku kõik väga äge persooni bränd, et kallid kuulajad, võtame siit sellise kokkuvõtte siis, et leidke endale see asi, mis paneb teil silmad särama, tehke asju, mis teile päriselt meeldib ja kujundage endale väga kõva persooni bränd. Ja samuti tulge võtmele ja otsige Enefit üles, et äkki leiate mõne huvitava tööpakkumise endale. Ja võib-olla ma veel lõpetuseks üks hästi lühikese loo räägin, et mul just eile oli oma 10-aastase tütrega oli väike vestlus, et rääkisime tööle kaasapäevast. Ja siis ta selle vestluse lõpuks ütles, et ma juba nii ootan seda päeva, et sul on nii äge töökoht, kus on nii palju põnevaid võimalusi, tõepoolest, et tegelikult Enefitis on palju põnevaid võimalusi ja väljakutseid. Jaa, väga võimas. Aitäh, et tulite! Aitäh teile! Aitäh!